Esiaeg on Eesti ajaloo kõige varasem ja pikem periood. See algas umbes 10 000 aastat tagasi, kui esimesed inimesed saabusid siia pärast jääaja lõppu. Me ei tea sellest ajast kirjalike allikate kaudu, sest neid lihtsalt ei olnud. Kõige tähtsamad uurijad on arheoloogid, kes leiavad jälgi inimeste elust maapõuest. Kui kliima soojenes, kasvasid metsad ja loomad liikusid põhja poole. Inimesed tulid neile järele. Nad olid kütid ja korilased. Toitu saadi metsast, jõgedest ja merest. Jahti peeti põtradele ja metssigadele. Korjati marju, seeni ja mett. Ainsaks koduloomaks oli koer, kes aitas jahti pidada. Kivijääksed inimesed ehitasid oma kodud jõe äärde. Seinad tehti puust, samblast ja okstest. Katus kaeti loomade nahkadega. Elamu keskel põles tuli, mis andis sooja ja mille ümber magati. Ühes tuntud asulas, Valmal, on leitud haud, kus olid koos maetud mees ja naine. Nende kõrvale pandi tööriistu ja väikesed koprakujukesed. See näitab, et neil olid olulised esemed ka pärast surma. Kõik tööriistad valmistati looduslikest materjalidest, kivist, luust, sarvest ja puust. Tulekivi ja kvarts olid eriti hinnatud, sest neist sai teravaid kilde. Umbes 5000 aastat enne Kristust hakati valmistama savinõusid. Need olid suured muutjad, sest nüüd sai toitu keeta, teha suppi ja putru, mitte ainult küpsetada lõkkel. Umbes 4200 aastat enne Kristust hakati Eestis põldu harima. Alguses olid põllud väikesed ja saagid väikesed, sest mulda ei haritud sügavalt. Kui leiutati ader, muutus põllu harimine palju tõhusamaks. Kasvatati otra ja nisu. Jahu tehti kivide vahel jahvatades. Umbes 2900 aastat enne Kristust hakati pidama kariloomi, lehmi, lambaid ja kitsi. See muutis inimeste elu kindlamaks, sest toit ei sõltunud enam ainult jahist. Umbes 1800 aastat enne Kristust jõudis Eestisse metall. Kõigepealt vask ja seejärel pronks. Vask oli ilus, kuid pehme. Pronks oli palju tugevam ja sobis hästi tööriistade valmistamiseks. Pronkskirvega sai puid palju kiiremini raiuda kui kivikirvega. Metall valati savi vormi, mis andis tööriistale kuju. Eestis metalle ei leidunud, seega toodi need mujalt. Pronksi ajal tekkisid suured talud, mis kuulusid ühele perekonnale. Põllud olid perevara ja rikkuse allikas. Taludes elasid koos vanemad, lapsed, vanavanemad ja ka teenijad või orjad. Jõukamad pered maeti kalmetesse, kividest ümbritsetud matuse kohtadesse. Kalmetest on leitud tööriistu ja ehteid, mis näitavad, et vara oli oluline ka pärast surma. Esiaeg oli pikk ja põnev periood. Selle jooksul õppisid inimesed loodusest, ehitasid kodusid, harisid maad ja valmistasid metallesemeid. Kõik need muutused kujundasid Eesti ajaloo alguse. Aitäh, et rändasid minuga ajas.